Kuna nii Eesti kui ka Soome asuvad jaheda ja niiske kliimaga parasvöötmes, siis on suur osa mõlema maa pindalast kaetud soodega. Eestis on soid umbes 1 miljonil hektaril, mis moodustab 1/5 Eestimaa pindalast. Soomes on aga soid ligi 10 korda rohkem ja nad katavad pea 1/3 kogu Soomemaast. Eestis on soode jaotus suhteliselt ühtlane üle kogu maa. Seevastu Soomes asub suur osa soodest maa põhjaosas ning Lõuna-Soomes katavad sood vaid 5–10% territooriumist. Soodele iseloomulikuks tunnuseks on turba pidev settimine ja turbalasundi moodustumine. Mis on aga turbas? Oma olemuselt on turvas sootaimede poollagunenud jäänuste mass. Turvas tekib soo kõige pindmisemas osas, mida nimetatakse turbatekkekihiks ehk akrotelmiks. Selle kihi paksus on tavaliselt ainult 10–30 sentimeetrit. Akrotelmis toimub sootaimede kasv. Siin nad ka surevad. Kuid erinevalt tavalisest põllu- või metsamaast on tingimused taimejäänuseid lagundavate mikroorganismide eluks soos vägagi ebasoodsad. Seetõttu jääb soos osa taimsest materjalist mikroorganismide poolt üldse lagundamata, moodustades turbakihi. Meie jahedas kliimavöötmes, kus aastane sademete hulk ületab aurumise, saavad sood tekkida reljeefi sellistes nõgudes, kus vee äravool on takistatud. Soode kujunemiseks on 2 põhilist võimalust: maismaa soostumine ja mültumine. Mültumisega on tegemist, kui veekogud, tavaliselt järved, kasvavad ajapikku kinni ja endistest veekogudest kujunevad sood. Järvede kinnikasvamine toimub enamasti kaldavööndist järve keskosa suunas. Kõige kaldalähedasemas osas kasvavad enamasti tarnad. Tavalised on ka uvaleht ja soopihl. Veidi sügavamas vees, paksu mudakihi peal, levivad pilliroog ja kõrkjad. Veelgi sügavamal, aga juba ujulehtedega taimed, penikeeled ja vesiroosid. Järvede kinnikasvamise tulemusel on kujunenud umbes 1/3 Eestimaa soodest. Klassikaliseks mültumise näiteks on jääaja järgse Suur-Endla järve alal 250 ruutkilomeetri suuruse Endla soostiku kujunemine. Enamik Eestimaa soodest on aga tekkinud mineraalmaa soostumise tulemusel. Üsna sageli on soostumine alguse saanud suurte metsapõlengute tagajärjel. Aurub ju puude lehestiku kaudu märkimisväärne osa sademete tulemusel moodustunud pinnaveest. Kui nüüd tulekahju järel puud hävivad, siis see looduslik veepump enam ei tööta. Pinnavee tase tõuseb ja hakkab arenema soo. Kuid maismaa soostumist võivad tingida ka muud põhjused. Näiteks on koprad tõkestanud tammidega ojade või jõgede äravoolu ning põhjustanud madalamate alade üleujutamist. Kindlasti on Eestis ja Lõuna-Soomes oluliseks soostumise eelduseks olnud niiskete ja jahedate kliimaperioodide domineerimine pärast viimast jääaega. Eesti ja Lõuna-Soome kõige vanemad sood on ligi 10 000 aastat vanad. Alles mandrijää taandumisega kujunesid tingimused esmaste soode tekkeks vee alt vabanenud märgades nõgudes. Üldjoontes võib soode arengus eraldada 3 arengujärku, kus algne taimestikurikas madalsoo areneb üle siirdesoo kõrgsooks ehk rabaks. Kuna soode areng kestab aastatuhandeid, siis võib üsna sageli esineda ühe sooala piires nii madal- kui siirdesood, aga ka rabamaastikku. Tuhu soo Lääne-Eestis ongi heaks näiteks, kus mõne ruutkilomeetrisel alal võib tutvuda kõikide soo arengujärkudega. Madalsood iseloomustab siin tuules lainetav vesine tarnaväli kosupalehega. Madalsoo ja raba vahel paiknevas üleminekulises siirdesoos on turbasamplamättad, kasvab ka üksikuid puid, nii kiduraid sookaski, kuuski kui jändrike mände. Raba ehk kõrgsoo on soo arengu viimane järk. Siin on aegade jooksul ladestunud juba nii paks turbalasund, et rabataimestikul puudub kontakt toitainerikka põhjaveega ning ainsaks toitainete allikaks on sademete veed, kas vihma või lumesulamisvesi. Sellistes karmides ja toitainete vaestes tingimustes saavad ellu jääda ja kasvada vaid vähesed taimeliigid.
See on turbasammalde pärusmaa. Kokku on maailmas teada umbes 200 liiki turbasamblaid. Eestis on leitud neist 37 liiki ning Soomes 40 liiki. Milline on see soode ekstreemsetes tingimustes kasvav taim? Turbasammaldel on terve rida ainulaadseid omadusi, mis võimaldab soode erilistes tingimustes ellu jääda. Eriti oluline on turbasambla võime imeda kudedesse vett ning seda kuni 10 korda rohkem võrreldes taime kuivkaaluga. Turbasamblad on ka nii vähenõudlikud, et saavad elutegevuseks vajalikud toitained kätte vaid sademete veega allalangevatest tolmuosakestest. Lisaks kujuneb turbasambla mätastes happeline keskkond, mis ei sobi enamikule teistele taimeliikidele. Soodele on iseloomulik pidev turba juurdekasv, turba settimine. Selle tulemusel kasvab turbalasund aegade jooksul üha paksemaks. Madalsoodes, kus domineeriv tarnaturvas on tavaliselt rohkem lagunenud ja seetõttu tihedam, on turbakihi paksenemine üsna vähene. 100 aastaga kasvab madalsoodes juurde vaid 2–3 cm paksune turbakiht. Rabades tekib aga kohev, vähe lagunenud turbasambla turvas ning 100 aastaga võib rabapind kasvada pea 20 cm kõrgemaks. Seetõttu kasvavad rabad kõrgusesse ning osades rabades võib raba keskne osa olla rabaservast 7–8 meetrit kõrgemal. Koos kõrgusesse kasvamisega toimub ka raba pindala suurenemine. Seejuures sõltub soo laienemise kiirus soonõugu just ja nõonõlvade kaldest. Mida järsem on soonõugu ümbritsev nõlv, seda aeglasemalt suureneb soo pindala. Eestis on umbes 1 miljon hektarit soid. Kui eeldame, et kõik Eesti ala sood hakkasid moodustuma kohe peale mandrijää taandumist umbes 10 000 aastat tagasi, siis igal aastal on meie soode pindala suurenenud umbes 100 hektari võrra. Turvast kui maavara hakati Eestis ja Lõuna-Soomes kasutama juba ligi 200 aastat tagasi ja seda eelkõige kütteks. Soomes kasutatakse turvast kütteks mitmetes soojusjaamades. Eestis aga loetakse turvast põlevkivi järel tähtsuselt teiseks strateegiliseks energiaressursiks. Suurte katlamajade tarbeks toodetakse põhiliselt nii vorstikeste sarnast tükkturvast kui ka peenpulbrilist freesturvast. Tihti kasutatakse katlamajades tükkturvast koos hakkepuiduga. Teine tähtis turba kasutusala on aiandus. Eestis läheb pea kogu aiandus turvas eksporti ning seda peamiselt Lääne-Euroopasse. Nii Eestis kui ka Soomes on palju soid raadatud metsamaaks. Eriti intensiivne oli soode kuivendamine 1960–70 aastatel, kuid tänaseks on looduslike soode kuivendamine peaaegu lõpetatud ning tegeldakse vaid metsakraavide korrashoiuga. Üsna palju soid, enamasti liigirikkaid madalsoid, kuivendati ka põllu, heina ja karjamaaks. Turbatööstus on seni leppinud üsna vähese pinnaga. Kuid huvi turba kaevandamisalade suurendamiseks üha kasvab. Eestis loodi esimene sookaitseala 1938. aastal, kui kaitse alla võeti merikotka elupaik Ratva rabas Virumaal. Eestis oli soode kaitse seisukohalt tähelepanuväärne 1981. aasta, mil loodi kokku 28 sookaitseala. Lisaks soode kaitsele on mõlemal maal tegeldud aktiivselt uurimistöödega soode taastamiseks. Erilise tähelepanu all on olnud vanade freesturba jääkväljade muutmine uuesti sooaladeks. Me ei saa küll enam teha samasugust sood, nagu oli enne turba kaevandamist, kuid teadlaste püüdlused on suunatud tingimuste loomisele, mis võimaldaksid tagada uue, aktiivse turbasambla kihi tekke. See annaks soole tagasi võime siduda õhus olevat ja inimtegevuse tõttu üha suurenevat süsihappegaasi kogust ning taastada oma looduslikku veerežiimi.
Tšau!